Tere! Suur tänu, et te mind kutsusite, see on suur au. Meil on väga erinevate valdkondade esindajad siin, nii et see on olnud väga huvitav. Ja ettekannetest ja grupitöödest ma sain väga palju huvitavat informatsiooni ja uusi teadmisi, nii et ma olen väga rõõmus ja tänulik. Küsimus, kuidas tulla toime diskrimineerimisega tehisarus, ei ole kindlasti lihtne küsimus, vaid siin on vaja arvestada erinevaid aspekte ja me ei saa ka nii-öelda vaadata seda eraldi muudest teemadest. Ma räägin täna kolmel suurel teemal, sellest, kuidas see diskrimineerimine väljendub, kuidas seda ära tunda, siis seda, kuidas Euroopa Liidu õigusraamistik seda käsitleb ja kolmandaks, kuidas me rakendame neid nõudeid ellu, kuidas me neid jõustame. Ja mis on siis algoritmiline diskrimineerimine? Tavaliselt räägime siin masinaõppesüsteemidest ja need on siis süsteemid, mis lähtudes ajaloolistest andmetest püüavad ennustada siis tulevikku, aga siin on probleemiks, et kui need andmed ei ole või on kallutatud ja kui me kasutame neid andmeid, siis see tulemus on halb. Näiteks, kui meil on süsteem, mis värbamissüsteem, et kus tehisaru küsitakse, et millised kandidaate endistada, milliseid mitte, siis algoritm ei tea, millised eluloo punktid on siis tegelikult nii-öelda kompetentsiga seotud, ehk siis millised siin on kallutatus ja siin, kui meil ei ole algoritmis seda me ei ole seda välistanud, seda võimalust, siis võib juhtuda, et tehisaru või masinaõppesüsteemid hakkavad lähtuma valedest eeldustest ja teevad seega ebaõigeid valikuid ja ebaõigeid soovitusi. Ma toon teile mõned näited. Mul on siin erinevad valikud. Siin on üks siis Amazoni süsteem. See juhtum oli mõned aastad tagasi. Koostati algoritm, mida kasutati inseneride valikus siis värbamisprotsessis ja see on väga sarnane sellele näitele, millest ma rääkisin ja siin algoritm tuvastas siis kandidaate vastavalt keele kasutusele siis CV-des ja et kui kandidaat kasutas väga aktiivseid verbe, siis andi talle eelistus, aga naiste puhul on üldiselt naised on selles osas tagasihoidlikumad, ei kiida ennast nii ja tulemuseks oli see, et soovitu, et tööle võtab rohkem mehi kui naisi. Nii et siin on samasugused näited on ka teisi, mille tulemusena siis tekkis diskrimineerimine,
kus kasutati valesid eeldusi, algoritmi õpetati valesti või siis selle tulemuseks ei kontrollitud. Ja siin on aastast 2022 üks näide, kus see on siis Justiitsministeeriumi süsteemis, kus töökuulutus oli diskrimineeriv ja seda selles mõttes kasutati teisi siis tunnuseid, mida tegelikult ei oleks pidanud kasutama. Ka Ühendkuningriigis on samasuguseid intsidente olnud, kus näiteks näotuvastus funktsiooni puhul ja kui seal oli näiteks tumeda nahavärviga inimene, siis oli algoritm oli siis koostatud selliselt, et neid diskrimineeriti. Selle tulemusena on siin ka siis need asjad on jõudnud kohtusse ja saanud siis seal ka siis vastava siis nii-öelda need sellised tulemused on tühistatud, nii et valitsused on seda ka arvesse võtnud neid juhtumeid ja püüavad neid või selliseid juhtumeid mitte korrata. Aga nüüd tegelikkuses me vaatame ikkagi, kuidas seadust kvaliteetselt koostada, kvaliteediseadus. Siin see rõhk on muutunud. Meil on Euroopa Liidu tehisaru seadus ja kõik määrused peavad võtma arvesse privaatsust, biomeetrilised kategooriad ja kuidas tehisaru võib potentsiaalselt olla diskrimineeriv. Ja see seadus lähtub ka riskipõhisest printsiibist, kus diskrimineerimine võib olla tõenäoline, siis reageeritakse ka jõulisemalt. Ja artikkel 10 ei räägi mitte konkreetsetest andmete kategooriatest, kuna siin on võimalik ka kallutatult andmeid tuvastada. Ja siin on nüüd kaalukeel ikkagi GDPR-i ja võrdõiguslikkuse seaduse vahel. Ja seda on püütud nüüd parandada tehisaru seadusega. Kuidas need kaks valdkonda omavahel ühilduvad. Ja praegu see tehisaru seadus on baasiks, et arendada süsteemi edasi. Ja see seadus ei ühildu võib-olla Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse seadusega. Ja põhilised instrumendid on näiteks tööjõuseadus, soolise võrdõiguslikkuse seadus ja nagu varemgi räägitud, need tegelevad otseselt diskrimineerimise välistamisega nii otseses kui kaudses mõttes. Ja see võib panna inimesi ebasoodsasse olukorda. Ja need sätted on ühtlaselt nendes seadusaktides kirjas ja need kvaliteedi
võrdõiguslikkuse sätted kehtivad erinevates valdkondades nagu sotsiaalkaitse, avalikud teenused ja siin on akadeemiline kirjandus, kuidas käsitletakse kaudset diskrimineerimist. Ja see on ka loogiline, siin on algoritm, mis on võib-olla pealtnäha neutraalne, kuid võib-olla sisimas seda ei ole. Ja me saame üldiselt aru, kuidas algoritm on küll, ütleme, neutraalne, aga tegelikkuses ikkagi on ebasoodsamas olukorras puuetega inimesed näiteks. Ja kuidas toimib siis kaudne diskrimineerimine, siis see raskus langeb juba tööandja õlule, et tagada mitte diskrimineerimist. Nüüd küsimus, kui te kasutate tehisarvusüsteeme, siis on vaja teada, kas see süsteem võib panna kaitstavad elanikkonnarühmad ebasoodsamasse olukorda. Ja selline analüüs on vaja ka teha. Toon näite, ütleb, et tööandja võtab selle süsteemi kasutusele klienditeeninduses. Kui klienditeenindajad, kui lahked nad on, kui abivalmid nad on, ja siis selle põhjal otsustatakse, keda edutada, keda võib-olla siis vallandada. Ja kui me vaatame ja õpetame algoritmi ära tundma neid kliendisõbralikke või kliendisõbralikke teenindajaid ja võib-olla see paneb mõned elanikkonnagrupid siiski ebasoodsamasse olukorda. Ehk siis konkreetsed klienditeenindajad, mõnele anti nii-öelda kõrgemad hinnangud, mõned said madalamad hinded. Ja kui nüüd see osutus määravaks ka rahalise boonuse andmisel, siis seda võib ka tõlgendada kui diskrimineerimist ja kaudne diskrimineerimine, see tähendab, et tähendab ka seda, et tööandja peab selgitama, miks ta seda süsteemi kasutab ja miks ta selliseid otsuseid langetab. Jällegi tööandja võib-olla eelistab kasutada algoritmi, sest see hõlbustab parimate töötajate väljaselekteerimist ja nüüd fookus läheb sellele, kas see on õiglaselt ikkagi rakendatud ja peab olema ka tõendatud selle süsteemi kasutamise vajalikkus ja teatud täpsusastmel samuti. Kõigepealt see tähendab, et kui on vähem diskrimineeriv variant ka olemas, siis tööandja peaks kasutama seda varianti, hoolimata sellest, kas see on odavam või kallim kui algoritmi kasutamine. Teiseks, see algoritm peab täitma ka seda eesmärki, ehk siis tuvastama kõige paremad töötajad, aga kui nüüd algoritm tuvastab mingisuguseid mitte vajalikke omadusi, siis ta ei täida ka eesmärki. Ja veel edasi, tulevikus on huvitav näha, et kui algoritm diskrimineerib töötajaid, siis ta võib olla ka siiski vähem diskrimineeriv kui tegelik päris elus inimene. Näiteks, kui mõnda gruppi ei premeerita, siis see võib siiski mingil määral olla vähem diskrimineeriv kui inimeste poolt langetatud premeerimisotsused. Ja see oli nüüd kaudne diskrimineerimine, aga peamine on siiski otsene diskrimineerimine. Tahaksin osutada, et otsene diskrimineerimine on ka võimalik ja see on kriitiline sellepärast, et kui kaudne diskrimineerimine tähendab seda, et tööandja peab põhjendama oma otsuseid, siis otsene diskrimineerimine, see põhineb ikkagi algoritmil. Siin ei ole tööandjal võimalik oma põhjendusi esitada. Ja Euroopa Liidu seadusandluses ei ole avalikus sektoris või teenuste sektoris tööandjal kohustust
põhjendama otsuseid, see diskrimineerimine tuleb võib-olla mingisugusest subjektiivsest otsusest. Kui algoritm näiteks selekteerib välja inimesed, kes ootavad last, see tähendab ühtlasi ka, et see võib olla sooliselt diskrimineeriv. Ja otsene diskrimineerimine on võimalik ja mõnedes uuringutes on öeldud, et kui algoritm toob välja sellised subjektiivsed kalded või kallutused, siis tegelikult peab juhendaja olema see, kes põhjendab tehtud otsuseid. Ja kui te soovite, siis ma need uuringud teile ka saatan, aga nüüd veel tahaksin ka jõustamisest rääkida, sellepärast, et kui me räägime, kuidas tehisaru tegelikult kasutada siis juristina, ma ütlen seda, need, keda on diskrimineeritud otsuse tegemise protsessi kaudu, siis kõige suurem takistus algoritmi diskrimineerimise tuvastamiseks ei ole mitte see seadus endal, aga just tõendusmaterjali saamine. Sest meie kohtupraktika on väga hästi välja arenenud ja me näeme väga palju juhtumeid, kus on tegemist otsese või kaudse diskrimineerimisega, aga seadus töötab ainult siis, kui meil on kaasus, kui meil on juhtum olemas koos tõendusmaterjaliga. Ja meil on vaja fakte, millega saab tõendada diskrimineerimist. Näiteks klienditeenindajad. Kuidas nüüd töötaja, kes on ilma jäetud boonusest, kuidas ta isegi teab, et selline diskrimineerimine on tema suhtes toimunud. Ja tema kolleegide puhul näiteks, kes on saanud ametikõrgendust, siis kuidas me saame ikkagi selle tõendusmaterjalile kokku, et asi oleks tõenduspõhine. Ja see toobki välja need keerukused, mis on seotud seaduste jõustamisega. Ja nüüd tehisaru diskrimineerimise puhul USA-s tumedanahaline mees, üle 40-aastane, oli ka füüsilise puuduga, siis tema puhul ka, kui oli värbamisprotsess tehisaruga, siis teda süstemaatiliselt jäeti kõrvale ja ta kandideeris 100 töökohale ja iga kord ta sai eitava vastuse, tihtipeale ka keset ööd. Ja siis on juba põhjust oletada, et tegemist on mingisuguse diskrimineeriva elemendiga. Möödunud aasta mais USA kohus otsustas, et vastava diskrimineerimisseaduse alusel kõik, kes on 40-aastased ja on kandideerinud tööle päevasel ajal, on saanud võib-olla siis keset tööd eitava vastuse. Ja tõesti miljard inimest said eitava vastuse. Aga selleks, et see juhtum oleks ka kohtus elujõuline, siis tuli ikkagi kasutada võimalust kandideerida tööle keset tööpäeva, aga oli juhtumeid, kus kandideerija ei olnud suuteline ise seda analüüsi teostama. No näiteks, kui taotleti ka sotsiaaltoetusi, võib-olla eluasemetoetust, ja see juba võis viia süstemaatilisele väljajätmisele, kõrvale heitmisele. Ja siin on akadeemiline uuring, mis toob välja ka rassilise kallutatuse, mis tegelikult ei ole ju nii oluline, võttes arvesse USA elanikkonda. Nüüd kõrge riskiga patsiendid, kes võib-olla saavad kasu mingisugustest lisaravimeetoditest. Probleem algoritmiga oli see, et seda kasutati tervishoiukulude kokku hoidmiseks, et ennustada tervishoiuvajadusi. Ja
siis tuleneski selline süstemaatiline ebavõrdne kohtumine ja teatud etniliste gruppide inimesed olid ka kehvema tervisega ja mustanahalistel ja valgenahalistel ei olnud samasugune terviseskoor või tervisehinne. Ja siin on juba ilmne selline täiesti selge rassiline diskrimineerimine ja see asi jõudis kohtusse, kuid patsiendid ei oleks ise olnud suutelised seda kohtuni viima, aga uuringud uurisid, kuidas haiglates käidi ümber patsientide andmetega. Ja patsiendi seisukohast, kuidas sa tõesti selle asjaga kohtusse lähed. Ja minu arvamus on, et kui seda seadust või seda võrdõiguslikkust tuleb reformida, siis me peame kõigepealt tegema süsteemid läbipaistvaks. Ma alustaksin võib-olla Euroopa Liidu näitel. Euroopa Liidus meil on ka väga tugev selline riiklik kaitsesüsteem. Artikkel 22 GDPR-ist tagab samuti kaitsemeetmeid. Ja need kaitsemeetmed võivad sisaldada ka andmete mitte avalikustamist. Ja teiseks, kui me vaatame artiklit 15 lõige 1, siis just informatsiooni vajaliku informatsiooni avaldamine ja Euroopa Kohus on otsustanud, et inimene peab ise olema ka suuteline tema kohta tehtud otsust vaidlustada. Ja lõpetuseks paar soovitust. Kõigepealt poliitikate kujundajad peaks ausse tõstma läbipaistvuse. Meil on vaja vastavaid tööriistu selleks, et süsteemid oleksid läbipaistvad. Siis meil on vaja ka vastavaid ressursse ja selget mandaati ka selleks, et kuidas rikkumisi uurida, tuvastada ja kohtusse viia. Ja kolmandaks me peame ka jätkuvalt selgitama, kuidas tehisaru ja GDPR omavahel suhestuvad. Sellepärast, et praegu on siiski võimalik ühe või teise poole kallutatus. Ja siin ma ütleksin, et see disain on väga kriitiline, läbipaistvus veel kord rõhutan ja me ei pea rääkima mitte, me peame alati ikkagi ka arvesse võtma, et inimene on samuti ekslik. Ja kui teil nüüd on küsimusi, siis ma hea meelega teile ka vastaksin. Võite tõsta käe, me tuleme mikrofoniga teie juurde, kas on küsimusi saalist. Kui ei, siis mul on küsimus, et tõite USA näiteid, aga kui sellised näited oleks juhtunud Euroopa Liidus, siis kas need oleksid lõppenud sama edukalt inimeste jaoks, keda on diskrimineeritud. Euroopa Nõukogu on selle kohta ka kirjutanud raporti, kus nad vaatavad neid samu teemasid EU tingimustes ja ma arvan, et need kaks näidet, millest ma rääkisin, on väga olulised ja andnud tooni kogu selle temaatika käsitlemisele. Ja ma arvan, et juhtumid oleksid ka Euroopa Liidus jõudnud kohtu ette. USA küsimus on selles, et kas me nii-öelda, kui seal oli väga palju kannatanud, siis nii-öelda ohvreid, siis kas, et siin on natuke vahe Euroopa Liidu ja siis USA kohtusüsteemi vahel, kus on sellised
massi ja klassihagid on väga tavalised. Jah, neid, aga kui te küsite minult näiteid, siis Ühendkuningriigist on üks, kus on osales Uberi juht, kus Uberi süsteemis on näotuvastussüsteem, kus saate siis äppi logida, ehk siis juht logib äppi ja siis siis tumeda nahavärviga inimene püüdis süsteemi logida, süsteem ei lubanud seda ja ta esitas kaebuse järelevalveasutustele, väites, et see on diskrimineerimine ja viitas ka sellele, et näotuvastustehnoloogia võib olla diskrimineeriv. Uber püüdis siis vältida selle küsimuse kohtusse jõudmist, aga mis juhtus enne, aga see neil ei õnnestunud ja eelmise aasta lõpus Uber siis läks kompromissile, ehk siis maksis selle, et asi ei jõuaks kohtusse, nii et see oli kokkuleppe menetlus ja siin on seal on ka mõningaid teisi juhtumeid, aga mul ei ole piisavalt informatsiooni nende kohta. Ja suur tänu!